küsimus oli siis, et poliitikas on raske tegutseda või? Ja esimene küsimus on ikkagi see, mis on nüüd kogu Eesti rahva huulil, et miks siis ikkagi? Kui tahta olla ebaviisakas, siis võiks vastata küsimusele, aga miks ka mitte. Ma olen natukene ära tüdinenud sellest. Inimesed ei ole mitte kunagi rahul sellega, mis on. Ja kõik muidu virisevad, see on halvasti, too on halvasti, seda ei kuulda, seda ei nähta. Aga ma tahaks siis nagu kuulda ja näha ja tahaks nagu aru saada, kas siis tõesti ei ole võimalik sealt ülevalt seda tavalise inimese häält kuulda. See on halb tekst. No ma ei saa, jah. No mis nüüd siis lahti nii väga on? No ma näen oma ümbruskonnas ja oma kodus, et hästi palju nende poliitik sõna on muutunud sõimusõnaks. Nii nagu on sõimusõnaks muutunud, kui öeldakse ärinaine, ärimees, poliitik, kõik on nagu sõimusõnad, seda tuleks ükskord nagu muuta. Et riik, see olemegi ju meie. Lähme täpsemaks siis. Teil on ju mingi oma agenda kindlasti olemas. No see ongi nüüd nagu jah, sisu sisse minna, aga põhiline probleem on meil ju Eestis, et inimesed lähevad minema. Et see tuleks ära lõpetada ja ega ma ei oska ju praegu seda täpselt retsepti anda, kuidas. Et seda peab natukene nüüd lähemalt vaatama, aga mul on lihtsalt see valmisolek, et ma tahan sellest aru saada, ma tahan seda parandada. Ja teine on see meie palgavaesus. See tuleks nagu ära lõpetada, et inimesel peab olema peale selle, kui ta on oma kõik maksud ära maksnud, siis ta peab saama veel iga päev korralikult söönud, joonud ja ka endast hoolitsetud. Selles mõttes, et kodu ja ise ja lapsed oleksid puhtad, kassitud, söönud ja et saaks veel oma huvidega tegeleda. Mitte nii, et ma maksan tõesti kõik oma maksud ära, kõik rendid ja liisingud ja mis iganes meil nüüd on ja ei ole inimesel. Inimene, kes saab kassapidaja kaupluses saab mingisugune 300 eurot, mis ta selle eest saab? Palju ta peaks saama siis? No see on jälle hea küsimus. Ja ikkagi tajas, mida teie teete selleks, et ta saab? No ta peaks vähemalt 500 kätte saama. Puhtalt kätte. Ja selleni viib meid mis? Maksureform. Siin peab nagu need asjad üle vaatama. Ma olen tõesti algaja ja ma tahan natukene ringi vaadata, aga asi ongi selles, et ma tahan seda teha. Minu elus on olnud hästi palju selliseid asju, kui ma midagi aru ei saa, siis ma lähen ja õpin. Ma lähen ja vaatan. Ja siis teed korda. Ja ma ei kohku tagasi, sest alati on kuskil mingisugune lahendus. Tõesti räägi inimesega, aga seda dialoogi meil ju ka ei ole. Minu isiklik arvamus. Kui te nüüd valituks osutute, kellega te siis esimesena rääkima hakkate? Kes kõige rohkem ära saab? Lapsed. Suured pered on kindlasti hädas. Ja üksikvanemad on hädas. Nendega peabki rääkima, et kuidas nad on sattunud sinna, kus nad on sattunud, et nad enam iseendaga toime ei tule. Miks ikkagi Keskerakond? Eks me seda pressiteadet oleme lugenud, aga päris lõpuni te ju ikkagi ei vasta. Minu meelest ei ole meil valida rohkem kui 4 suure erakonna vahel. Et need väiksed
võivad kõike lubada, aga neil ei ole jõudu kindlasti teostada kohe. Suurtel on juba mingi välja kujunenud rutiin ja ega põhimõtteliselt kõik tahavad ju, vähemalt nad lubavad, et inimestel tuleb nüüd parem elu, kui nemad saavad võimule. Aga me oleme siin nüüd näinud, et Reformierakond, ta võiks natukene puhata. Ja Keskerakond ma usun, et ta tahabki natukene teisiti teha, sest omal ajal Keskerakond on olnud võimul. Ja eriti hästi on meie riigil läinud siis, kui on Keskerakond olnud koos Reformierakonnaga. Ja mina usun sellesse. Nii et nii võiks minna nüüd ka kevadel? Võiks küll, jah. Teie abikaasa vist ei rõõmustab sellele? Abikaasa on üldse IRL-is ja see on nagu tema valik. Tema läks sinna peaasjalikult riigikaitse. Tegelikult ärme seda pane sisse, miks tema läks. See on tema asja. Mingisugust sellist vangerdamist skeemi ei ole seal taga? Et korjame nüüd hääli? Kindlasti mitte. Meil on kodus tegelikult nii, et me oleme mõlemad nii palju hõivatud inimesed, et kui me ükskord koju jõuame, siis päris siiralt meil ei ole aega enam tegeleda mingi poliitikaga, sest et meil on kodune majapidamine hästi suur ja seal on vaja lihtsalt tööd teha, füüsilist rasket tööd. Selleks jääb nüüd siis ju vähem aega, kui hästi läheb? Jah, väga võimalik, et jääb vähem aega, aga ma olen valmis. Hobused kasvavad ise. Meie talu on hobustega seoses üles ehitatud nii, et meil on vabapidamine. Et kui hobusel on hein ees ja tal on vesi ees, et me nagu mingisuguseid suuri, kalleid sporthobuseid ei pea. Kuivõrd see koolikiusamise teema ja võimalik poliitikasse teie minekut seotud on? See oli vist kuidagi väga hinge peal teid. Jah, eks hinge peal on ka natukene selles suhtes, et mina olen ausalt öeldes ka katkisest perekonnast pärit. Ja ma olen küll üksiklaps, aga mina olen tulnud seda koolikiusamist, mis on natukene erinev nendest, kes koolis on nii-öelda, kuidas neid nimetatakse? Kui natukene erineda need, kes on liidrid, jah, just nagu populaarsed ja liidrid, siis kõik teised on ju kiusamisobjektid, et ma olen riideid katki tehtud, on lõhutud, on määritud, koolitarbeid on kuskile ära peidetud ja minul on ka olnud, et kuna ühel hetkel ma pidin rohkem oma emad toetama, kuna isa otsustas meid maha jätta, siis ka minu mure oli see, et ma ei saanud oma muredest mitte kellelegi rääkida, et ma pidin nagu ise toime tulema, sest et see oleks ema veel rohkem kurvastanud, et ma kujutan ette, et praegustel lastel on seda tunnet isegi rohkem, kui võib-olla minul oli, kellel oli ikkagi vanaisad, vanaemad olid ja tädid, onud, kõik olid mul ümber. Kui enda juurde minna, siis ma sündinud olen ja lapsepõlve veetnud Elvas, et mina olen ka Elva tüdruk. Ja minul oli niimoodi, et hommikul viis ema mind lasteaeda, õhtul ma tulin ise tagasi. Isest ma ei mäleta midagi, aga lasteaia laps, 5-6-aastane, tuli koju, tal oli pandud valmis liidi ahju juurde kõik briketid ja puud ja mina siis talvel panin selle esimese ahjutäie, pidin jälgima, et oleks see siiber õigesti lahti ja kinni pandud. Ja kui ema töölt tuli ja vanaisa tulid töölt, siis oli juba tuba soe. Et ausalt öeldes
tänasel päeval ma oma lapsi küll ei julgeks seda teha, aga siis ei olnud valikuid. Viljandi juhtumi juurde. Koolitulistamine, siin on Kadri mainis tulles natukene. See ei olnud koolitulistamine. Ja see oli siis? See oli minu arvates, see oli mõrv. See oli selle lapse ja selle õpetaja vaheline konflikt, mis lõppes nii halvasti, nagu ta lõppes, aga see ei olnud, selle lapsele ei olnud konflikti selle konkreetselt kooli ja oma kaaslaste vastu. Ta ju ei puutunud mitte kedagi teist. See ei ole, minu meelest koolitulistamine on see, et ma olen kogu koolisüsteemi peale vihane, ma olen kõigi õpetajate, kõik on süüdi minu probleemidest ja siis ma võtan selle relva ja tulen ja tulistan täiesti niimoodi, et silmad kinni, et pole minu asi, kes ette jääb. Psühholoogid või mingid sotsiaaltöötajad, abilised, aga mina emana oma laste probleemidele sealt lahendust ei saanud. Mis näitab ka, et järelikult tuleb muuta seda. Kohale minna ja küsida mõlema poole käest, mis on ootused. Kas psühholoog käib seal ainult palka küsimas või ta tõepoolest tahab neid lapsi aidata? Ehk oleks selleks paremaid viisi kui Riigikogu? Või muud variant juba ammendunud? Minu jaoks on ammendunud, sest et mul on väga head tuttavad, kes on püüdnud sellega tegeleda, aga neil ei ole seda jõudu ja tahtmist pürgida Riigikogusse. Tartu rahval ilmselt natukene ikkagi on see küsimus, et miks siin? Mis teie seos Tartuga on? Nüüd tuleb selline nimega. Mina võin ennast põliseks tartlaseks nimetada, sest siis, kui mina sündisin, ma sündisin küll Elva haiglas, aga sünnitunnistuse peal Tartu, sest tollel ajal pandi seda niimoodi. Ja ma käisin Elvas, ja tollel ajal oli Elva ikkagi Tartu rajoon. Tänapäeva mõistes maakond. Ja esimese klassi ma käisin Elvas ära, aga peale seda me tulime Tartusse ja siin ma olen elanud, koolis käinud, töötanud, oma lapsed üles kasvatanud, et see on minu kodu. Aga võib selle kodu olukorraga praegu rahul olla või on ka siin kohalikul tasandil midagi, mis kangesti muutmist vajab? Muidugi on. No mis? On vaja muuta. Esimesena alati saab kõike teha ja paremini teha. Tänavad. Tänavad minu meelest nad ei ole nii korras, nagu nad peaksid olema. Näiteks jalgrattaga ei ole, kui mina tahan siit jalgrattaga kesklinna sõita, siis ei ole see praktiliselt üldse võimalik. Igal pool on ääred, kivid, kõnniteed on kitsad. Mina ei ole seda head võimalust leidnud, et siit need sõita kesklinna jalgrattaga. Midagi rõõmsamat lõppu võib-olla. Mida te nüüd keskmise Tartuse jaoks teete? Riigikogus. Huviala. Laste huviala, jah. Millega tahaks nüüd nagu ikka, isegi kui ma Riigikogusse saan, siis need laste huviala, see jääb nagu ikkagi minu südame peale. Et seda ma tahan kindlasti edasi vedada. Sest jah, ma oma lastele olen otsinud neid huvialasid omal ajal ja ma olen need kõik kinni maksnud ja ma tean, kui raske see on. Et igal lapsel peab olema võimalus mingisuguses huviringis ja tasuta käia, kui tal vähegi huvi on. Aitäh!